Täna 20. septembril 2014. aastal oleme jõudnud siis Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamise teemaga nii kaugele, et plaat tema mälestuskivile Buraševosse, tema matmispaigale, on siin Kurtna külas minu kodus ja 2 päeva pärast sõidab tema Buraševosse. Kui 1988. aastal ma oma sõbra Valdur Timuskiga jõudsin esmakordselt Buraševosse, ei võinud me seda arvata ega ette näha, missugune on tema mälestuse jäädvustamine selles Venemaa külas. Nüüd on 26 aastat sellest möödunud, Valdur on 10 aastat juba surnud. 1988 aasta saime kätte selle platsikese, näidati meile, kus ta Konstantin Päts eeldatavasti maeti. 2010. aastal sõitsime meie 3 pensionäri August Eerik, Gustav Laats ja mina Venemaale. See pilt on siin. Ja tahtsasime metsas maha jäetud surnuaial, kus oli muinsuskaitse poolt Konstantin Pätsi säimed välja kaevatud, Eestimaale toodud ja ümber maetud, aga metsas ei olnud koha peal mingisugust tähist ega märki. Ja August Eerik küsis selle küsimuse, aga miks ei ole siin märgistust? Noh, ei osanud me selle peale eriti midagi vastata, panime küüned ja lilled sinna metsa rahu sisse ja tulime ära, aga kohalik omavalitsus kuuldes sellest, et me käisime, jõudis asjaga nii kaugele, et järgmisel aastal panime mälestusristi Konstantin Pätsi matmispaigale. Mälestusristi parek on meil ka siin seina peal näidatud ja siis ma olin, vot see on siin. Ja 2011 aasta olime ainukene Eestimaalt, ainuke eestlane, kes käis siis Venemaal seda Pätsile risti panemas, mälestusristi. Viisin kimbu, sinimustvalge lindi ja sellega tseremoonia lõppes. 2012 tuli aga juurde juba Rakvere muinsuskaitse, Memento Rakvere Aino Kiiveri juhtimisel ja 2012 oli meid juba 15 inimest Eestist. 2013 käis Buraševo delegatsioon meil siin ja 2014 oli juba Haljala Rakvere delegatsioon maikuuses, kui käisime nüüd, sõitsime Venemaale Haljala ja MTÜ õppe- ja arengukeskus Eva Studiorum, Niina Perna ja Ketlin Puki juhatamisel. Ja nüüd on meil 22. septembril planeeritud konverents juba Pärnu linnas ja ma loodan, et lõppude lõpuks saab see teema nüüd arenduse ja mingisuguse aja pärast oleme juba Eesti Vabariigi delegatsiooniga Buraševos, kus õnnistame sisse Konstantin Pätsi mälestuskivi koos mälestuslaadi üle. Siin on akt, et minu filmid on võetud 12 filmi Eesti riikliku kinoarhiivi hoiule. Need on YouTube'is on kõik näha. Kui Google'ist vaadata või YouTube'ist vaadata, on nemad seal üleval. Siin on siis minu nii-öelda autasu. Buraševo kohalik omavalitsus märkis ära minu teened Konstantin Pätsi mälestuse jäädvustamise ja ajalooliste sündmuste taastamisel. Nii et ma olen nendele väga tänulik. Mis seal ikka? See on mu pere.